Armu teile ja rahu Jumalalt me Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen veel korra Rooma kirja 2. peatüki 1. salmist alates. Seepärast, kohut mõistev inimene, ole sa kes tahes, sa ei saa ennast vabandada, sest milles sa teise üle kohut mõistad, selles mõistad sa süüdi iseenese. Sina, kes sa mõistad kohut, teed ju sedasama. Ent me teame, et Jumal mõistab tõtt mööda kohut nende üle, kes niisuguseid asju teevad. Sina aga, inimene, kes sa kohut mõistad nende üle, kes niisuguseid asju teevad ja teed ise sedasama, kas sa arvad, et pääsed Jumala kohtuotsusest või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega sa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Sa talletad endale viha oma kanguse ja pöördumatu südamega Jumala viha ja õiglase kohtumõistmise ilmumise päevaks, kes tasub igaühele tema tegude järgi, igavest elu küll neile, kes püsiva heategemise kaudu taotlevad kirkust ja au ja kadumatust, ent viha ja raevu neile, kes isemeelsed ja tõele sõnakuulmatud, aga kuulekad ülekohtule. Ahistus ja kitsikus tuleb igale inimhingele, kes teeb kurja juudile esmalt ja siis kreeklasele, aga kirkus, au ja rahu igaühele, kes teeb head juudile esmalt ja siis kreeklasele, sest Jumala juures pole erapoolikust. Aamen. Te olete ilmselt tuttavad ühe sellise ingliskeelse ütlemisega, et karma is the bitch. Või eestikeelne versioon siis võiks kõlada, kuidas metsa hõikad, nõnda mets vastu kajab. Või siis sarkastilisemalt, ega heategu ei jää karistuseta. Ja nii edasi. Kõik need ütlemised on tihtipeale inimeste väljaütlemised siis, kui nad tahavad osutada kellelegi tema vigadele, oma pettumust väljendades, võib-olla solvunult, võib-olla ärritunult ja sealjuures tihtipeale, mõeldes sellele esimesele, üsna pahura sooviga, et see inimene saaks nuheldud korralikult, sest ta on teinud mulle midagi, mis mind on solvanud, kahjustanud või mida iganes. Siin seda jutluse aluseks antud Rooma kirja kohta lugedes võib ka jääda ühtpidi mulje tugevasti rõhutatud õiged teod, õiged mõtted ja valed teod, valed mõtted. Aga kui nüüd hakata natukene laiemalt mõtlema sellele, mida Kristus on õpetanud ja ristiusu hoiakutele, siis me teame seda, et uue lepingu seaduse järgi on natukene teised rõhuasetused kui küsimus tegudest. Mulle meeldib isa Kristof Rembeki seletus, mis tema selles Piirideta Jumala raamatus oli, esimese õndsaks kiitmise kohta,
mida siis on erineval moel tõlgitud, õndsad on vaimust vaesed või vaimus vaesed. Et see on selline poleemikat tekitanud kirjakoht, aga tema lahendab selle lihtsalt minu meelest. Et võiks siis, ütleme, tema kirjelduse järgi tõlkida seda, et õndsad on toorast vaesed. Ehk siis need, kes ei tea kõiki käske ja ei tunne neid reegleid, printsiipe, mille järgi elada, on need, kes tegelikult on juba valitud Jumala armuruumi. Ja toonase juutliku mõtlemise kohaselt oli see väga, ma ei tea, revolutsiooniline mõte, võiks öelda. Ja üsna tõenäoliselt tekitas üsna palju segadust, kui seda nii mõelda. Aga et selles, mismoodi Kristus maailma vaatab või Jeesus maailma vaatab, on just nimelt seda hoiakut, mis ei tee vahet, kas sa oled parem või halvem, õigem või vale. Ka tänased lugemised viitavad üsna selgelt, teised tekstid, mida me täna siin kuulsime, Jumala erapooletusele või neutraalsusele selles mõttes, et ta ei järjesta inimesi tähtsuse või paremusjärjekorda. Ta on valmis andestama ka sellele naisele, kes on inimeste reeglite või ütleme nende kehtivate reeglite kohaselt eksinud ja sellega seoses surma väärt. Ta ütleb, kui keegi ei ole sind hukka mõistnud, ei tee minagi seda. Mine ja ära tee enam pattu. Mis muidugi teistpidi kõlab, et kas see nüüd on võimalik, kui me mõtleme, et ükski inimene ei ole võimeline elama ühtegi viga tegemata. Või kui me võtame Taaveti ja Naatani loom, kus Taavet iseennast surma mõistab, saades hiljem teada, et see, kellest mõistu lugu rääkis, oligi tema ise. Kahetseb ta ja ka siin ütleb Naatan Taavetile, Jumal on sulle juba andestanud. Küsimus ei ole siis selles, kas me teeme veel pattu või eksime veel reeglite vastu, vaid küsimus on selles viisis, kuidas me oma elu vaatame, ennast, oma ümbrust, seda maailma. Ja see, millele see Rooma kiri vastandub, on ka minu meelest teatud hoiak. Küsimus sellest, kuidas me vaatame seda maailma. Ja siin hoiatatakse neid, kes vaatavad seda maailma esmalt endast väljapoole. Arvustades, kritiseerides, hinnates teisi ja andes neile hinnanguid. Jättes sealjuures iseennast kas just tagaplaanile, aga vähemalt omaenda meelest paremasse seisu. Mis mõnes mõttes on väga inimlik, sest et kui me vaatame tuleviku perspektiivi ja mõtleme, et meie teod, meie elu võetakse luubi alla ühel hetkel, kui me selle maise piiri ületame, siis tahaks ennast kuidagi rahustada, et on minust hullemaid. Ja äkki teised jäävad nii-öelda minust tahapoole ja pääsevad. Mina pääsen nende välja valitud
priimuste hulka, keda siis austavalt vastu võetakse. Ehk siis mida rohkem on neid, keda ma olen suutnud endast tahapoole jätta oma kriitilise pilguga vaadates, seda kindlam on minu koht ja positsioon. Nii vahest kuidagi tundub, et kui ma mõtisklen selle üle, et miks me vaatamata kõigele, et me teame juba palju aega, 2000 aastat, võib-olla rohkemgi, tegelikult ilmselt rohkemgi, et me ei ole keegi kellestki paremad. Ja ometi me tahaksime seda ikka ja jälle enda ümber leida, otsida ja kuidagi oma olekut selle läbi rahustada. Aga kuidagi see kirjakoht minu meelest tuletab meile meelde, et nõnda me küll ennast maha ei rahusta. Sest kui me oma enda küündimatuse, eksimused, kõik säärase tagaplaanile lükkame, siis ega me seda ei kaota. Tunne küündimatusest, tunne ekslikkusest jääb meid siiski saatma. Ja ükskõik kui palju me endast kehvemaid ei leia, see ei anna meile rahu. Ja sellepärast ongi küsimus, et kuidas metsa õikad, kuidas mets vastu kajab. Milline mets on Jumal? Ehk kuidas Jumal vastu kajab. Ja siin selles tekstis rõhutatakse, et Jumal ei kõla vastu tegude keeles. Või kui, siis need teod, mida siin mõeldakse, on midagi muud. Need on meie hoiakud, need on meie mõtted, arusaamad, väärtused, millisel moel me sellesse maailma ennast positsioneerime, kuidas me ennast häälestame. Ja siis, kui me häälestume selles, esmalt vaadates iseendasse, leides endaga lepituse läbi selle teadmise, et Jumal on juba Taaveti ajal ja veel palju ennegi juba meid enesega lepitanud. Nii nagu see läbi Piibli raamatu kõlab, ikka ja jälle on Jumal juba esimese sammu teinud, enne kui meie mõeldagi oskame, enne kui meie märgatagi oskame. Ja siis me võime võtta enese vastu sellistena, nagu me oleme, keskenduda sellele, kes me oleme ja leida sellest enesest üles sellise osa, mille üle oskame ka rõõmu tunda, mille üle võib-olla saavad teisedki rõõmu tunda, rääkimata siis Jumalast. Nõnda siis võib-olla ongi hea mõelda täna mõnes mõttes selliselt lihtsalt ja luterlikult, kui nii tohib öelda. Armulisest Jumalast. Jumalast, kes ei vaja võib-olla purgatooriumit ja seda arsmoriendilikku viimset kemplemist seal kuradi ja Jumala vahel, seal elu viimastel hetkedel, vaid me võime elada seda oma elu täna siin, keskendudes sellele ajale, sellele hetkele, sellele olemisele. Mitte, et see kaotaks meie vastutuse, mitte, et see võtaks meilt ära vajaduse märgata, mis on hea, mis teeb head, mis rõõmustab. Seda ikka, aga võtab ära meilt vajaduse otsida enda ümber neid, kes minust kehvemad on, et siis nõnda ennast rahustada. Parem hüüame Jumala poole uskudes ja palves,
ja sealt kajab vastu armastus.